Sidepidamise tähtsus ja side olulisus on tõenäoliselt midagi sellist, mida me tajume kardetavasti alles siis, kui sideühendused toimivast lakkavad. Kui me ei saa helistada või sõnumit saata või internetti kasutada, siis jääb üldiselt tänapäeval juba elu seisma. Ja kui näiteks hädaabiteenus ei ole ligipääsetav, jäävad inimesed ilma abita ja tekib päris suur oht inimeste elule. Ligipääsetavuse seadus aitab tagada, et elektroonilise side teenused ja seadmed, nagu näiteks mobiilioperaatorid, kliendiportaalid, suhtlemisäpid, nagu näiteks Zoom, WhatsApp või Teams või Messenger, aga ka näiteks hädaabiteenused oleksid kasutatavad erinevate inimeste jaoks. Sisuliselt tähendab see seda, et iga inimene peab saama suhelda, helistada, sõnumeid saata ja abi kutsuda nii, nagu tema soovib, ka siis, kui ta näiteks ei saa rääkida või kuulata. Sideettevõtjad ja teenusepakkujad peavad tagama näiteks, et informatsiooni saaks vahendada ka tekstiliselt, aga reaalajas. Selle asja nimi on näiteks RTT, Real Time Text. See ei ole tavaline selline chat, nagu me oleme harjunud kuskil Messengeris või WhatsAppis või sõnumitega chatima, vaid see on selline vestlus, kus teine inimene näeb juba kirjutamise hetkel, mida sa trükid. No näiteks, kui ma kirjutades hakkan kirjutama, et too poest põh-i-i, siis teine pool ilmselt juba teab, et ilmselt ma siis tahaks piima, eks ju. Teiseks, kõiksugused äpid ja iseteenindusportaalid peavad olema jälle ligipääsetavad ka jälle koos ekraanilugejaga, ekraani suurendusega või klaviatuuriga ja taas on siin platsis meie 4 märksõna tajutavus, kasutatavus, mõistetavus ja töökindlus. Klienditeenindus peab olema samamoodi teadlik, kuidas neid lahendusi kasutada, mitte siis ekraanilugejat, aga millised lahendused on ligipääsetavuse mõttes teie veebileheküljel olemas ja oskavad kasutajaid vajadusel juhendada. Samu kõik kehtib ka hädaabiteenuste puhul. Kui inimene ei saa rääkida, peab ta saama abi muul moel. Kurdid ja vaegkuuljad inimesed ei kuule sageli, mida operaator ütleb. Ja reaalajas tekstivestlus RTT võib sellises olukorras tegelikult inimeste elu päästa. Aga mitte tegelikult ainult puudega inimeste vaatest ei ole see kasulik. Mõtle ise olukordadele, kus inimene peab olema vaikselt, aga ta tahab abi kutsuda. Ta peab ennast võib-olla peitma või mingil muul põhjusel ei saa rääkida. Ja kui ta saab 112 ühendust võtta kirjalikult või videokõne teel, siis see võib tegelikult päästa tema elu ja teiste omad täpselt samamoodi. No võtame näiteks Timo. Timo on 26-aastane ajakirjanik, aga ta on kurt ja kasutab igapäevaselt Eesti viipekeelt suhtlemiseks ja kirjutamist. Ühel õhtul märkab Timo oma koduaknast, et vastasmaja ees põleb prügikast. Tuli kasvab päris kiiresti ja ta kutsub abi. Varem tähendas see, et Timo pidi helistama viipekeele tõlketeenusesse, mis tema kõnet siis vahendas viipekeelest räägitavasse kõnekeelde. Ja see võttis kõik aega ja sõltus sageli sellest, kas teenus üldse töötas, kas tõlk oli saadaval. Nüüd saab Timo helistada 112 kasutades siis seda sama RTT kõnet ja tekstivestluse abil kirjutada vestlusaknasse, et tulekahju kärbse 5, maja ees põleb prügikast suure leegiga. Päästekorraldaja saab vastata, et kas keegi on ohus, abi on juba teel. Timo saab vastata, et inimesed on juba sees ja põleb prügikast õues. Ja vestlus toimub reaalajas ilma viivituseta ja tuletõrjeauto jõuab ilusti kohale ja kustutab tulekahju ära enne, kui see levib majja. Lisaks võib saada võimalikuks 112 hädaabiga suhtlemine ka võib-olla läbi videokõne. Kui Peeter, meie vaegnägijast psühholoogiatudeng, ei tea näiteks täpselt kirjeldada, mis toimub või mis ümberringi toimub, sest et ta ei näe väga hästi, siis tal on võimalik päästekorraldajale oma telefonikaamerast, eks ole, näidata, mis ümberringi toimub ja päästjad saavad toimuvast hea ja kvaliteetse ülevaate. Siin näeme nüüd telefoni ekraani vaadet, kus on avatud tühi tekstvestlus. Ülaasas on kiri, aga Maarja Rosin. Vasakule serva ilmub tähthaaval tekst. Kas sa koolituse materjalid saatsid? Too piima ka. Paremale poole ilmub sõna ei. Järsku ilmub ekraanile 6 ringikest, mille sees on ka numbrid 1-6. Aeg-ajalt muutuvad ringide taustad halliks. See on punktkirja kirjutamise režiim, kus tähti sisestatakse punktkirjasüsteemis. Punktid kaovad ja enne olnud ei järele on tekkinud kiri, pole aega olnud. Piim on jälle otsas vä? Maarja vastab, jah, toon siis ise. Parem pool, millist piima, Maarja? 2,5 prossa. Tekivad punktkirja täpid ja lõpuks paremal pool kiri, oki.
Kas sa tead, et 40% tarbijatest umbes eelistab täna suhelda teistega tekstvestluste teel? See number on veelgi suurem noorema ehk siis Z-generatsiooni seas. Mida siis on võimalik teha? Vaata üle jälle oma äpid ja kliendiportaalid. Milline on nende tänase ligipääsetavuse seis? Kas neid saab kasutada ekraanilugeja ja klaviatuuriga? Jälle on siin hea võib-olla mainida ka EN 301-549 standardit. See aitab just need 4 märksõna tajutav, kasutatav, mõistetav ja töökindel reaalselt ellu viia. Sest kui inimene sinu käest telefoni või internetiteenust ka tellida ei saa, kui sa oled teenusepakkuja, siis ei ole ju see teenus ligipääsetav. Lisaks peab sa oskama oma klientidele selgitada, kuidas lahendused töötavad ja seetõttu on oluline koolitada ka oma klienditeenindajaid ja teisi inimesi sinu ettevõttes. Ja kui tekib raskusi, alati on hea mõte tulla küsida nõu, et saaksime lahendused teha inimestele sõbralikuks ja seadusele ka vastavaks.